Rehvivahetus on ukses. Kuidas tundub, kas sooviksite seda tööd ette võtta vihma ja tuule käes sellise konteineri juures või siis hoopis mugavas salongis, nagu te sellest videopildist näete? Eestlane otsib soodsat hinda. Kas see on seda alati väärt? See on tõesti nagu olnud eestlaste rahvuslik sport, et kes suudab nagu odavamalt rehvivahetuse ära teha, see oleks nagu võitja. Tegelikult me ei ole nagu võib-olla rehvimüüjatena suutnud nagu tarbijate pähe jõuda sellega tegelikult, et need samad töökojad, kes siis tegelikult on panustanud kvaliteedile, kliendi heaolule, lisateenustele, rehvide pesemisele, näiteks enne vahetust, siis me ei ole suutnud võib-olla nagu klientidele seda nagu selgeks teha, et tegelikult sellise lukskogemuse saab tegelikult selles nii-öelda nendes puhastes, toredates esindustes, mitte aga seal, kus tegelikult oli võib-olla hind 5 või 10 eurot soodsam, sain selle kuidagi tehtud, et see uus maja ongi tegelikult meil just selle suunitlusega, et meie klientidele jäi see täna nii-öelda väikseks. Loomulikult otsustasime siis teha sammu edasi ja minna siis natukene suurema maja peale ja pakkuda tegelikult siis klientidele veelgi paremat teenust. Seega Rehvid24 on valmis saanud uue ja moodsa rehvikeskuse, kust võimalik lahendus leida absoluutselt kõigile, mis rehvidega seotud. Kuna just talverehvide allavahetus on väga kiire periood, siis on oluline, et need tööd saaks mugavalt tehtud. Kui me läheme nüüd väga rohujuure tasandile, siis me tegelikult saame aru, et auto ei koosne ainult rehvivahetusest, rehvihotellist, vaid see on tegelikult ju uued autod, kallid väljad, rehvirõhuandurid, kallid rehvid ja selge on see, et me ei taha ju, et igaüks pääseks neid asju tegelikult vahetama oskamatusest, et neid asju on vaja teada, on vaja teada, kuidas elektriautosi üles tõsta ja selge on see, et hooajal me kõike seda tahame ju kiirelt teha ja sellepärast ongi nagu hästi oluline, et see oleks just väga hea spetsialisti juures tehtud. Kui suur võimalus siis ikkagi siin majas on, et kui palju te suudate inimesi siis teenida näiteks päeva? Meil on täna avatud 9 rehvivahetusboksi. Kui me vahetame 9 autot poole tunniga, siis see teeb seda sellise arvutuse, et 18 autot on võimalik siis tunnis vahetada. Kui me korrutame siis 8 tundi 18-ga, siis me saame aru, et see on pea 140-150 autot päevas. See on väga suur arv. See on väga suur arv. Kui me vaatame üldse rehvi teenindusi, siis tavaliselt on seal 2-3 boksi ja järjekorrad on nagu hooajal 2-3 nädalat. Et selles majas me üritame tegelikult nagu teha suurt massi ja hästi oluline on klientidele öelda seda, et seda suurt massi Eestis on võimalik teha ja seda on võimalik teha väga taskukohase hinnaga. Ehk siis tegelikult, kui te täna mõtlete, et kas vahetada oma rehve kuskil parklas näiteks 50 euro eest ja saada kuskil lukssalongi kogemus, töödele garantiid näiteks 60 euroga, siis me tegelikult saame aru, et see nii-öelda 10 eurot, mis ma tegelikult kokku hoidsin, et see ei ole tegelikult kokkuhoid. Suur eelis Rehvid24 puhul on korralik broneerimissüsteem. Samuti aitab see kõige muu vajaliku soetamisega, mis puudutab rehvide poolt. Selles mõttes ei ole ju täna üldse keelatud seda, et panna endale aeg juba mingisuguseks oktoobri kuuks ära, et siis ei tule ju talv tegelikult ju ootamatult. Ja loomulikult on võimalik siis kodulehekülje pealt www.rehvid24.ee osta rehve, osta paigaldust, osta täisteenust, et kõik nad on siin samas Mustamäel, nii et nüüd kõige suuremast nii-öelda rehvimüüjast oleme saanud ka tegelikult Eesti kõige suuremaks paigaldajaks. Täna on veel rehvitöökodades vaikne, aga uskuge mind, see vaikus on esimese õrna lumeni ja see võib tulla väga ootamatult. Seega aeg on mõtlema hakata selle peale, kuidas me talvele vastu läheme.